Marko on teiega ja täna räägin teile filmist nimega Tenet, mille 4K Blu-ray jõudis siis enne jõule minuni, isegi varem ja jõudis minuni ja olen teda nüüd vaadanud siin mitu korda. Väga äge, väga tore, natukene muljetan teile sellest. Tere filmivaatajate pere ja head aasta lõppu kõigile. Ja muidugi aasta lõpus on siis saabunud see, ma ütleks eestlaste jaoks märgiline film nimega Tenet muidugi. Ja märgiline on see film sellepärast, et esimene suur Hollywoodi produktsioon, mis on tehtud siis Eestis, et kui tavaliselt kasutatakse kõiki, on kasutatud igasuguseid muid Ida-Euroopa riike siin suurte selliste produktsioonide jaoks, siis see on esimene kord, kui eestlased on saanud ka jala ukse vahele. Ja see on tore. Blu-ray, 4K Blu-ray siis ise, ma ütleks, väga hea. Ma ei heida talle küll midagi ette ja filmile endale samuti ei heida ma midagi ette. Väga hea film. Ta kindlasti ei ole minu jaoks parim Nolani film, kuid mulle see film tegelikult väga meeldis. Ja kuidas see tehtud on, see on muidugi super. Sellel pakil on lisaks ka siis special, ehk siis üle tunni aja lisamaterjali, kuidas see film on tehtud, ja see lisamaterjal on tegelikult selle komplekti minu lemmikosa. Et seda oli väga huvitav vaadata ja mulle see väga meeldis. Et kindlasti soovitan selle lisamaterjali ära vaadata, et saab hulga rohkem aimu, kui keeruline seda filmi tegelikult teha oli. Aga mis ma ütlen neile, kes ei ole filmi vaadanud, siis ostke tavaline Blu-ray, kui teil seda 4K mängijat ei ole, siis ostke tavaline, muidugi siin sees on ka tavaline Blu-ray olemas, kui 4K paki ostate. Aga lihtsalt 4K on kallim variant, et kui te vaatama seda kunagi ei hakka 4K, siis ostke tavaline Blu-ray. Kindlasti, mina ütlen, tasub vaadata, ei ole halb film, kindlasti mitte. Film on väga hea, aga mida tuleb teha? Minimaalne vaatamiskordade arv on teil 2, juhul kui te juba esimene kord saate 90% aru, mis filmis toimub. Ja kui saate vähem aru, siis tuleb vaadata tõenäoliselt 3 või rohkem korda. Aga mis ma veel ütlen? Et super, see film vajab helisüsteemi. Et see oleks nagu kõige lihtsam variant seda öelda teile. Või siis korra ikka kõrvaklappe, see on ka variant. Ta vajab suurt ekraani. Ma vaatasin ta nüüd 2 korda ära lihtsalt oma 4K telekast. Aga ma lasen alla ka siis oma kinoekraani ja vaatan siis 3-meetrise pildiga, et saada siis tõeline kinoefekt, aga hetkel selleks aega ei olnud ja see vajab eraldi plaanimist, et tõesti, see on suur film, ta vajab suurt heli ja suurt pilti, nii et kui te vaatate seda arvutiekraanilt ja kehva heliga, siis see film tõenäoliselt võib valmistada pettumuse. Või kindlasti ei ole tal nii suur efekt ja nii suur mõju, kui tal oleks vaadata nii, nagu ta on ette nähtud, ehk siis suurelt kinolinalt. Et kindlasti katsuge selle filmi vaatamiseks saada endale võimalikult suur pilt ja võimalikult hea heli kuskilt. Et seetõttu, ütleme nii, et piraatkoopiat telefoni või arvutiekraanilt ma vaadata ei soovita. Ja ega siin polegi midagi. Kui te pole näinud, siis vaadake, kui teile vähegi selline action või selline põnevusfilm meeldib, siis see on film, mida tasub vaadata. See on väga huvitav ja väga eriline film. Ta on tehtud hoopis teistmoodi kui kõik eelnevad. Et seda võib küll kindlalt öelda, et see, mismoodi on saavutatud see edasi ja tagasi liikumine ajas, see on nagu väga vägev vaatamine. Et puhtalt sellepärast, kui huvitavalt ja põnevalt on see film üles võetud, ainult sellepärast tasub seda vaadata, ma ütlen teile.
et see on tõesti nauditav ja ma vaatan seda plaati, vaatan kindlasti veel paar korda, enne kui ma ta siis natukene pikemaks ajaks riiulisse panen. Nii et head aasta lõppu kõigile, toredaid filmielamusi järgneval aastal, loodame, et tuleb parem aasta, viirusega saab ühele poole ja kinod avatakse ja väga palju filme, mis see aastal turule ei jõudnud ehk kinodesse, on seal järgmistel aastatel, õigemini juba järgmisel aastal 2021, nii et jah, siis saab kinno ja nautima kõiki neid toredaid filme, mis see aastal ei jõudnud siin. Tenet oli üks neist, mis jõudis õnneks, või siis kahjuks, nagu öeldakse, et liiga vähe raha teenis, aga ma arvan, et ta müüb selles Blu-raydena ja digitaalsete koopiatena müüb mühinal väga ja väga palju miljoneid juurde. Nii et kõike head teile ja kohtumiseni juba uuel aastal.